Täna näitan, kuidas teha siukseid mõnusaid sinimerekarpe. Kui sa oled kunagi sinimerekarpe söönud, siis sa tead, millest ma räägin. Imeline toit suviseks ajaks, hästi kerge, mõnus, küüslaugune. Lõikusin valmis 2 sibulat, paar küüslaugu küünt, 1 tšilli ja peotäis peterselli. Valge vein, laim ja 1 pakk vahukoort. Sellega saab kõik tehtud. No loomulikult sinimerekarpe siis ka. Esimese asjana õlitatud potti sibul ja küüslauk ja tšillipotti. Lisame pipart, et maitsed käima saada, aga soola ei lisa, sellepärast et sinimerekarpides on ju piisavalt soola. Muide, soolast rääkides, teeme ära ühe põneva testi. Electroluxi pliit pidi olema nii kriimukindel, et kui sa selle peale paned jäme soola ja panniga tugevalt hõõrud, siis ei tohiks mattmustale pinnale ühtegi kriimu jääda. See oli kõige hirmsam eksperiment nii pliidile kui ka mu kõrvadele. Aga 0 kriimu. Bueno! Järgmisena lisame pokaali jagu valget veini, laseme sellele ära aurustada, et vein jätaks magusa maitse, siis lisame külmutatud sinimerekarbid ja laseme neil üsna kõrgel kuumusel kaane all 5 minutit podiseda, et nad avaneksid, enne kui lisame vahukoore ja värske peterselli. Ja kas sa teadsid, et karbid toodavad vee all töötavad superliimi, mille kopeerimisega isegi inimesed hakkama ei saa. Nad liimivad ennast sellega kivide külge, nii et kui isegi torm nad lahti kisub, siis nad kleebivad ennast uuesti tagasi. Ja 1 karp võib filtreerida kuni 50 liitrit vett päevas. Seega nad on ülioluline osa ökosüsteemist ja sellepärast tasubki neile kogu auande neid õigesti küpsetada. Ja miks me kasutame laimi? Ära seda sammu vahele jätta. Lõpus enne vedeliku peale valamist riivin siia 2 laimikoore ka veel peale. See annab selle nagu siukse siuke elatuse, vaata. Ja see mõnus koorene kuum vedelik aktiveerib selle laimikoore ja muudab selle kastme veel ägedamaks. Paneme värsket pipart peale veel. Võid ahjus teha endale friikaid või siis nii nagu mina serveerin krõbeda saiaga. Restoranis võttes tundub nagu ülikeeruline asi, mida kodus teha, aga tegelikult 10 minutit ja sul on see valmis. Proovime siis puljonksi esimesena. Oi, kui hea. Ja söömine on lihtne. Avad selle karbi ja saad teise karbiga võtta nagu tangidega endale selle. Ja siis seda krõbedat saia kastad läbi ja maagiline. Ja niimoodi vitsutad lihtsalt, kuniks terve kauss on tühi.